Tallinna laht on reostatud, Kuressaare laht reostatud, Orissaare laht reostatud, Haapsalu laht reostatud, Palanga ja Klaipeda reostatud, Jurmala rand reostatud ja suletud, Musta mere äärsed rannad Batumi, Suhumi, Poti, Odessa reostatud, Aasovi mere äärsed rannad suletud, Pärnu laht, seesama siin, reostatud. On see inimene lakanud olemast looduse osa? Kas tohime millegi osana käsitleda seda, mis terviku vastu võitleb? Inimese ja looduse liikumissuunad pole enam ühised. Esialgu on kõik imetore. Madal soe merelaht lõunasse, puhtad valged liivarannad. 1838. aastal, siis täpselt 150 aastat tagasi, avatakse ettevõtlike linnakodanike poolt suppelasutus soojendatud merevee vannide võtmiseks. Siit alates räägime Pärnust kui kuurortlinnast, kuigi linnana pole ta ennast veel teadvustanud. Õieti on see suur küla 6000 elanikuga, tuuleveskite, purjelaevade ja hobupostijaamadega. Samal ajal läheb käima Venemaa esimene reisiraudtee Tsarskoje selo ja Peterburi vahel ja Charles Darwin on just lõpetanud ümbermaailma reisi purjekal Beagle. Tehnika ja loodus puutuvad üha enam kokku. Meis oleme siin 110 aasta vanusel Pärnu puiesteel. Omar Volmer, pärnakas. 1877, kui tuli uus Vene linnade seadus, moodustati uus linnavalitsus ja linnapeaks pandi noor ja energiline Oskar Brackmann, kes siis tellis projekti nende Pärnu puiesteede ehitamiseks Riia linna parkide direktorilt Kuphaltilt, kes on ennemgi Eestimaal parkide korraldustöid teinud. No kahtlemata selle ajal oli see linnavalitsuse asi ja antud juhul oli see täiesti Oskar Brackmann isiklik initsiatiiv, see tellida ja teha, kus juures ta isiklikult töötas ja ise istutas puid. Et see ei olnud kuskilt ülevalt poolt tulnud käsk. No ja siin, kus praegu need puiestid on, siin raiusid omal ajal vallikääruäärsed tühjad rohumaad ja pidi olema inimesel perspektiivi tunnet, et näha nii kaugele tulevikku ja teha niisuguses pisikeses, näruses linnakeses sellised 4-kordsed tammealleed. Linn hakkab saama linnaks, millel on oma peaaednik, kuid veel pole sannepid jaama, sest veel ei teata vee reostusest jões või meres. Raudteed siia veel ei ulatu, aga mugavad veeteed teevad Pärnust suure väljaveo sadama. Veel pole konflikti linnapea Brackmanni unelma kuurordi ja sündiva tööstuse vahel. Linnavalitsus jagab tasuta krunte siia rannaheinamaadele villade ehitamiseks, milline iseteadlik tulevikunägemus. Alles tselluloosi tootmine suurtes Waldhofi tehastes kainestab linnaisasid. Jõest saab reovete kanal. Mõnus meri ja jõgi hakkavad tasahilju muutuma tänase linna needuseks. No ja nagu te nüüd näete, Pärnu puhul on täpselt nagu väga paljude teiste linnade puhul. Jõge on kasutatud veeteena. Ja juba möödunud sajandi keskpaiku tööstuse tekkimise juures, nimetaksin siin Sindit, mis on kõvasti Pärnust eemal, siis edasi terve rida igasuguseid tööstusi. Väga suur tööstus Waldhof sajandi vahetusel, siin lennuk, terve rida laevatööstusi, tapamajasid ja muid igasuguseid tööstusi on kõik paigutatud jõe äärde. Ja enam ei kasuta jõge mitte veeteena, vaid kasutame ta selleks teena, mis viib linnas olgi hoopiski merle. Missuguse trumbi mängib linn maha, rajades jõgede kallastele neid samu vabrikuid ja tööstusi. Kujutluspilt toob silme ette puiesteed, paadisadamad, jahtklubid, hotellid ja mis kõik veel poleks mahtunud laia ja puhta jõe kaldapealsetele. Eesti Vabariigi aegses Pärnus arenevad loogiliselt ja rahulikult käsikäes nii linn kui kuurort. Täpselt tajudes looduse poolt ette antud võimalusi, ehitab linn kriisiaegadest hoolimata suurejoonelise suppelasutuse siis Mudaravila. See on täis tabamus. Pärnu muda raviomadustest hakatakse Euroopas rääkima imelugusid. Enne sõda puhkab suviti Pärnus kuni 8000 inimest, pooled neist välismaalased. Investeeringud tasuvad ennast kiiresti. Uus rannakompleks teeb oma projekteerimis- ja ehituskulud tasa 4 kuuga. Tehakse rängalt tööd ja kuulaja imesta ollakse õnnelikud.
Sama vallikraav 50 aastat hiljem. Luigei tüllist saab pikkadeks aastakümneteks siselinna kloaak. Progress pole alati plussmärgiga liikumine. Sõda hävitab keskaegse linna südame. Õnneks säilivad kõik supelasutused parkidest ja liivarannast rääkimata. Kuid nad ei kuulu enam linnale. Linn on kaotanud peremehe. Tegevusse asuvad moonakad. Üleliidulised ametkonnad jutlustavad oma prioriteeti, kel vägisel võim, ning linn ja kuurort võõranduvad teineteisest. Võiks suisa öelda, et kuurort parasiteerib linna arvel. Isegi söögid-joogid tulevad puhkajatele linnarahva kõhu kõrvalt. Puhkajaid, kaugeid ja lähedasi jätkub, sest puhast liivaranda ja sooja merelahte ei saa üleliidulised võimumehed linnalt ometi ära võtta, vähemalt esialgu. Kuid linn hakkab kaotama oma nägu. Igas linnas peab olema oma tööstus, nõutakse. Hoolimata traditsioonidest, tööjõust, toormaterjalist. Ja nii laienevad ja täienevad vabrikud ja tehased, kahjuks süvendades kord tehtud saatuslikku viga. Pange tähele, see arhailine skeem jõekallaste okupeerimisel tööstushoonetega jätkub ja Eestimaa Mississippi suudmeala aheldatakse lõplikult nende hallide, lamedate, näotute ja tujutute silikaatkarpide ning tsementtorudega. Heitveed muidugi otse jõkke, kuhu siis veel? Kui palju? Sellest pole veel kombeks rääkida, sest hõisatakse tööstustoodangu pea 60-kordsest kasvust. Milleks, küsime täna, on meie õhk nüüd kirkam, vesi puhtam, toidulaud rikkalikum, vaim värskem? Mida teeb linnavalitsus? Vaikib, sest ta ei valitse. Mida teeb linnarahvas? Vaikib, sest temalt ei küsita. Kui hooajaliste puhkajatega saame kuidagiviisi hakkama, tulevad-lähevad, siis tööstuse paisutamisele kaasneva migratsioonivooluga jääb linn jänni. Ja siin me nüüd oleme. Suurejoonelise peatänava asemel odavad ja igavad barakid. Kõige väärtuslikumale maatükile rannarajoonis lööme masohistliku lustiga püsti need ühe põlvkonna kasarmukarbid. Muidugi oleme tänulikud ja õnnelikud ja mis sest, et moonakatenagi näeme üht-teist kiiva kiskuvat auahtnetes ehitusprogrammides. Et ehitustuhinas terve elurajooni, vähe sellest terve linna, kanalisatsioon ja reovete puhastusseadmed jäävad tegelikult välja ehitamata. Need on kasvuraskused. See kraav viib solgiveed otse merre läbi plaaži. Mingi viimse päeva minnalaskmise hasardiga kerkivad tehased, vabrikud ja tööstused ja ikka jõe kaldale. Üks allub Moskvale, teine Riiale, kolmas Tallinnalle, neljas Atekaale. Materjalid, kala või liha, rasked metallid või vänge keemia tulevad ja lähevad, heitveed jäävad ja ikka jõkke otse jõkke. Lokaalsed puhastusseadmed on dekoratsioon lihtsameelsetele. Jõgi lakkab olemast jõgi. Oleme me kõik koos hulluks läinud. Teaduste Akadeemia Pärnu välibaasi juhataja, bioloog Jüri Tenson. Käesolevaks ajaks oleme me Pärnu lahe ökosüsteemiga jõudnud nii kaugele, et oleme situatsioonis üks hetk ennem Tšernobõli pauku. See tähendab seda, et iga vähegi ebasoodus looduse situatsioon võib saada Pärnu lahele saatuslikuks. Me oleme Pärnu lahe üle kuhjanud biogeensete ainetega. On tohutu sanitaarne reostus. Me oleme jõudnud situatsioonini, kus võib tõesti rääkida kollektiivsest hullumeelsusest või suplemisest sellisel viisil, mida võib juba nimetada fekaloteraapiaks. Meri on meile ikka midagi kindlat ja puhast olnud. On mõistuse vastane, et temaga midagi juhtuda võiks. Ja ometi. Ka Pärnu Sannepidiaam jälgib ja fikseerib merevee reostuse katastroofilist kasvu, peaarst Marina Attemann. Pärnu linna Sannepidiaam kontrollib avatu veekogude kvaliteet mitu juba aastat. Meil on olemas 20-aastased andmed. Ja alates 75. aastast meil hakkasid veenäitajad halvenema, see tendents näitama ja eriti halvad need
veenäitajad oli 78-79 aastal, siis kui hakkas töötama sügav väljalask peale mehaanilise puhastusseadmete ehitamisel, siis kui nad ei olnudki veel päris täieliku valmis. Ja järgmine tõus oli 84-85 aastal, siis kui bakterioloogilise saastamise astme oli väga kõrge. Oli 5 miljoni, isegi 7 miljoni. Escherichia coli, tähendab bakterium coli 1 liitri vees. Soolekepikeste rühma kuuluvad koolibakterid elutsevad kõikide inimeste ja loomade soolestikus. Põhimõtteliselt nad ise tavaliselt haigusi esile ei kutsu, siin nad ongi. Teisisõnu, nad on nakkusohu indikaatoriks. Nii et Pärnu lahe vesi on haigust tekitavatele mikroobidele nüüd ohtlikult avatud. Kooliindeks näitab soolekepikeste arvu 1 liitris vees. Merevee kooliindeks 1000 loetakse meil normaalseks, mis tähendab, et reostuse kehtiv piirväärtus ületati 5000 korda. 20 aastat tagasi alustab Pärnu linnapuhastusjaama ehitamisega. See kestab tänaseni. Osa, arvata pool tööstuste ja elumajade reovetest suubub nüüd torudesse ja pärast sümboolse võitu mehaanilist puhastamist lastakse merre mõne kilomeetri kaugusele suppelrannast. Mida teeb linnarahvas? On olemas üks ringkiri, kus oli jagatud, missugune inspektsioon, missugused nagu ekstremaalsed situatsioonid, kelle ta peab informeerima. No, siis kui me räägime praegu, et avalikustamine periood, mille alles algas, sellepärast, et kuskil sealt ei ole kirjutatud ka, et me peame lehti kaudu informeerima või niimoodi. Selge, et situatsioon, millest me nüüd praegu räägime, põhijoontes kujunes välja juba 70. aastate lõpuks ja ka varasematel aastatel meie töö loomuliku väljendusena on aasta aruanded, kus siis need situatsioonid on alati ka välja toonud. Tähendab, aruanded on läinud siis akadeemiasse, on ka spetsiaalseid kirjatöid ministrite nõukogule tehtud, kuid vastavalt ajavaimule ei ole ka midagi olulist ette võetud. Asjatu tagasihoidlikkus. Me ei saa iialgi valitseda looduse üle. Me võime pidada temaga teaduse vahendusel üksnes asjalikku dialoogi. Pärnu teadlased on 26 aastat mesilase usinuse ja elevandi visadusega korjanud ja töödelnud andmeid meie vete hapnikusisaldusest, soolsusest ja hägususest, uurinud fosfaatide ja nitraatide sisaldust, teinud tuhandeid planktoniproove. Nad väidavad, 20 viimase aasta jooksul on Pärnu lahe vee, räni, fosfori ja lämmastikuühendite sisaldus kasvanud keskmiselt 2, maksimaalselt aga 5 korda. Raskemetallide sisaldus 2 korda. Vee hõljumi sisaldus vähemalt 3 korda. Vohavad mürgised sinivetikad, vääriskalasaagid on vähenenud 2,5 korda. Kas teie rühma monitooring on piisav üldpildi loomiseks? Ja. Ta on küllaldane selleks, et anda käesoleva situatsioonile nüüd hinnang, küllaldane selleks, et nende meie töö tulemuste alusel võiks nüüd plaanida ühte või teist üritust, millist solgitoru nüüd ütleme siin kinni panna, millist. Aga see meie töö ei saa olla nüüd päris selleks põhjaks, mille peal kogu see mäng üleval seisab. Sest on selge, et on olemas palju inspektsioone, küll meil on veeinspektsioon, kalakaitseinspektsioon. Ütleme, et tänase päeva seisuga ei ole linnavalitsusel kellegi käest küsida korralikke andmeid, kuidas meie keskkonna seisund on. On ta hea, on ta halb, läheb ta halvemaks, läheb ta paremaks. Ei ole niisugust. Kuidas reageeris linnavalitsus, kui te olite neile teatanud jahmatama panevast merevee olukorrast? Vähemalt niisugune hirmu, nagu me tundsime, ma ei tunnud, et nendel oli. Võib-olla ei saanudki ka seletada seda. Ma ei saa isegi kirjeldada seda pilti, mis oli. Ma ise käisin tervishoiuministeeriumi, kus minu juures oli riiklik peasanitaararstiga allkirjaga. Siis ma ei hakanud juba helistama või niimoodi kohe sõitsin autoga. Oli saatnud kohe telefonogramm kommunaalmajandusministeeriumi. Järgmine päev läks informatsioon keskkomitee. Vähemalt hommikul Pärnu linnakomitee sai teada keskkomitees, et mis Pärnus toimub. Lastes reoveed madalasse lahte enne nende igakülgset puhastamist saame just säärase tagajärje. Põhjused on meie ökoloogiliselt ebaeetilise majanduse juhtimisest tervikuna. Tehnoloogiat on arendatud looduse vastu võitlemiseks. Tema eest võitlemise tehnoloogia puudub, vähemalt meil. Aga reostumisprotsessidel pole pistmist materjalide, fondide, raha ega tööjõuga. Nemad muudkui kulgevad. 78. aastal keelab Sanepid jaam Pärnu jões ujumise. See on nüüd eluohtlik kloaak.
Jõgi suubub lahte ning jaanalinnu mäng kestab edasi. Kas teie seal päikese käes teate midagi merevee reostusest? Mina olen ise põline pärnakas ja mina tabasin enda jaoks selle vähemalt mereveo reostamise ära umbes sellest ajast peale, kui ma enam kaelast saadik merevees olles oma varbaid ei näinud. Ja seda mitte sellepärast, et kõht ette tuli, aga lihtsalt vesi enam ei paistnud läbi. Mati Vaga, literaat. Esialgu oli see lihtsalt üks fakti teadmiseks võtmine, et nüüd on see vesi taoline ja muud eriti nagu ei osanud arvata. Seda enam, et ega mingit sellist häirekella ka kusagile löödud. Kusagil möödunud aasta lõpul tõesti ilmus vist meie Pärnu ajalehes esimene materjal, kus oli juttu ka sellest, et mereveega ei ole kõik mitte kõige paremas korras. Miks Keskkonnakaitsepress hilines siin 10 aastat? Ma arvan, et esiteks Keskkonnakaitsepress ei teadnudki neist asjadest niivõrd täpselt. Ajakirjanik Teet Roosaar. Pärnu lahevesi on must ja aga see on puht emotsionaalse tasemel. Et nad ei saanud kuskilt seda infot. Aga teine asi on ka kindlasti see, et eks nad paljuski ei püüdnud seda infot saada, lihtsalt leppisid selle sama olukorraga, et nagu nii me sellest kirjutada ei saa. Väljavõtte üleliidulise melioratsiooni ja veemajandusministri Vassiljevi käskkirjast. Avaldamisele ei kuulu andmed joogivee ja reovete olukorrast. Samuti ei kuulu avaldamisele veemajandusobjekti reostusastme piirväärtuste ületamise üldandmed. Isikud, kes on süüdi ülaltoodud andmete avaldamises, kannavad vastutust seadusega ette nähtud korras. Me pole sellest rääkinud või kirjutanud. Siis lõpuks siis, kui ajakirjanikud tõstasid seda küsimused, kelle käest need sai need andmed. Kuidas linnarahvas esimese infoblokki vastu võttis? Kõige kummalisem ongi see, et peaaegu nagu mitte midagi ei toimunud. Sest tegelikult väga paljud spetsialistid takkajärgi selgub, et nad teadsid küll väga detailseid neid asju. Aga imelikul kombel ka sendsid tavalisi lugejakirju, neid absoluutselt ei olnud. Aga linnaisad? Linnaisade poolt oli vist küll absoluutne vaikus. Võib-olla on meil kõigil Pärnu ees häbi. Ühiskond saab normaalselt elada vaid normaalse informatsioonilise tagasiside korral. Kõik teavad kõike. Hea vaataja, me tellisime oma filmi tarvis Ehitusuuringute Instituudilt selle skeemi. Punased täpid on teadaolevad reostusallikad. Siin vähemalt 160 tükki. Kas pole neid valupunkte ühe Kurotlinna jaoks ülearu palju? Kas linnavalitsus teab täpselt, mis on reaalselt iga selle punkti taga? Aselinnapea Rein Kask. Ja nii nagu ma ütlesin, et need punktid on meil teada, aga tähendab, mida need punktid nüüd, kui suurel määral ükski nendest punktidest, mõningate punktide kohta võime siin muidugi öelda, aga millist osa nüüd konkreetselt siin üks punkt, millise osa tema annab, mitu protsenti või 0,% ta nüüd annab, selle kohta muidugi praegu meil niisugused usaldusväärsed andmed ma täna praegu öelda ei saa. Siia kõrvale peaks muidugi kohe paratamatult tulema nüüd, mida nende punktidega on vaja teha. Tähendab, ma vaja pingeritta panna, kas kõik korraga me jõuame. Aga või mida jõuab paralleelselt teha, tuleb paralleelselt teha, aga mis on valusamad, need tuleb siis nagu kohe teha. No selge, uppu ja päästmine on alati olnud uppu enda asi ja siin Pärnu puhul on ka küsimus selles, et eelkõige on muidugi linnavalitsuse huvi peab see ka olema, kuidas on nüüd veeasjad siin. Kuigi ütleme see, mis praegu ikkagi toimub selle vee puhtus ümber, see toimub väga nii, nagu öeldakse, pika hambaga. Ühel me võime öelda niimoodi, et täitevkomitee on 4-5 aastat jõudu mööda tasapisi selle asjaga tegelenud, aga võib ka teisalt öelda niimoodi, et täitevkomitee on kogu aeg moljutanud. Ja et nüüd, kui asi läks avalikuks, nüüd hakkasid tegema. Sõltub kõik vaatepunktist. Oma tegevusega on inimene ületanud looduse valuläve. Teadlased saavad olukorda ainult jälgida ja hinnata. Asjade parandamine on teiste meeste teha. Kalakombinaat. Siinsest toodangust jääb meile vaid 7%. See-eest kogu reovee saame endale tasuta. Pea 1/3 linna heitveest. Kooritud paksem kalarasv läheb prügimäele. Lokaalne puhastusseade maksvat 500 000. Aastased settebasseinid. Moskva ministrite nõukogu 76. aasta määrus kohustas kalakombinaati täielikult lõpetama reostuse 1980. aastaks. Ja siit jõkke ikka otse jõkke. Direktor kinnitab, puhastusseadmed töötavad vastavalt projektile. Veekaitseinspektsioon saaks kehtiva korra kohaselt veel täna trahvida 1 000 000 rublaga aastas. Asi võtab ohtliku pöörde.
Bakterioloogid leiavad ka tõvestavaid mikroobe. Merevee pea igas 3. proovis oli salmonellasid, mis kuuluvad juba ägedate soolenakkuste tekitajate hulka. Leitakse ka düsenteeria tekitajaid. Epideemia puhkemiseks oleks Pärnusse vaja koolera või mõne teise ohtliku pisikukandja sattumist. Linnarahvast on teadmatuses hoitud nagu raskesti haiget vanatädi, kuni saabub Eestimaa kevad 1988. Ja nüüd siis korraldasid Pärnu linnaisad sellise pressikonverentsi vabariigi ajakirjanikele. Ja meile üllatuseks käidi need arvandmed seal välja. Ma tegin siis sellest samast lehte mingisuguse ülevaate. Lugejakirjad olid muidugi sellised väga vihased ja nörd panevad, et miks meie eest seda varjatud, et see asi kõik tegelikult ikkagi nii hull on. Ja miks neid tehaseid ei suleta ja miks neid inimesi koha pealt maha ei võeta. Kas võib rääkida infoomajate aususest? Ei tea, aususest on see asi muidugi kaugel, sellepärast, et ehk ajad olid teistmoodi, seda infot oleks siiski pidanud kuidagi püüdma ikkagi kõigini viima. Aga aususest siin puhul üldse rääkida ei saa. Täitev komitee hilineb nende siltidega 10 aastat. Nõukogude inimene on aatomistki tugevam, hõiskasime, kuni tuli Tšernobõl. Ja ujume fekaalvetes edasi. Segastel ajenditel tõstab linnavalitsus kooliindeksi normi 1000-lt 10 000-ni, kuigi haigust tekitavad leiud sees. Kas Pärnu arstid on võimalikuks epideemiaks valmis? Doktor Vaike Aller. Ei, mingil juhul ei ole. Kõigepealt meil ei ole haiglat, sest nakkushaigla on meil lammutamisvalmis ja ootab ainult võimalust välja kolimiseks ja siis on kõik. Seda on 50 kohta. Et on praegu momendil veel täis ka, tähendab, panna siin igal juhul kedagi ei saa. Ülejäänud haiglad on meil täpselt samuti üle majutatud, nii et praegu sinna sisse mitte kedagi ei saa. Haiglaarste, minu teada on nakkushaiglas 3. Lasteosakonna arstid ehk oskavad, orienteeruvad selles ka rohkem. No kui ma ütlen 15-20, siis ma kardan, et ma liialdan. Oleme väsinud nii vaeselt elamast ja vaesus ärritab. Kas mina saaksin linnavalitsuse kohtusse kaevata? Linnaprokurör Ahti Kõu. Pärnu kodanikuna muidugi tsiviilkorras siin kõne alla niisugused asjad võivad teoreetiliselt tulla, kuid ma ütleksin veidi konkreetsemalt. Ka prokuröril oleks nagu kohustus Eesti NSV kriminaalkoodeksi paragrahv 158 järgi võtta vastutusele need ametiisikud, kes veeobjekti antud juhul meie jõge ja merd saastavad. Meil on võimalus teha ettekirjutus sulgeda see ettevõte, kes saastab meie jõge, kes saastab meie lahte. Ja kui see ettekirjutus saab tehtud, ta kuuluks vastu vaidlematult täitmisele, isegi mitte edasikaebamine ei peata selle täitmist. Kuid mitte mingisugust tagatist ei ole, et seda siiski täidetakse. Prokuröril puudub võimalus sundida ettevõtet seda ettekirjutust täitma. Kes kannab reaalset kriminaalvastutust, kui Pärnus puhkeb epideemia? Pärnu linnas on pidama peaarst kindlasti. Kindlasti. Siis meil on alati ükskõik, mis juhtub. Sanne Pidjam vastutab ja. Sanne Pidjam on ju ainult pisikene osa kogu sellest asjast. Praegu peaks ikka linna juhtkond olema selle starti organiseerija ja ettevalmistaja ja vastutaja. Ainult, et me ühtegi asja ei saa miski pärast enne teha, enne kui pauk käinud on. Linna reovete puhastusjaama on 20 aastat ehitatud. Sellele võiks mitmet moodi filosoofiliselt vastata ja miks meil paljusid asju ei ole nii tehtud ja miks on täna me oleme väga kriitiliselt hindame kõike möödunut. Ei tahaks sellesse samasse rolli ka laskuda, millesse on praegu paljud laskunud. Tuleb muidugi analüüsida ja kõige kergem on näpuga näidata enda pealt kellegi teise peale. Raske. Ei ole ma seda ajalugu uurinud, sest sisuliselt 68 alustati linnapuhastus sealt esimese etapi ehitust ja 80. aastal läks ta siis käima. See tulemus oli muidugi see, et esiteks moraalselt need asjad vananesid, teiseks jõudsid ka paljud seadmed füüsiliselt vananeda ja jõudsimegi 85-86 aasta sinnamaale, et me pidime hakkama rääkima nende puhastusseadmete väga kiiresti, väga mahukast kapitaalremondist.
87. aastal oli siis niimoodi, et kui ette oli nähtud puhastusefekt mehhanistil puhastusseadmetel 67%, 68%, siis see langes meil 30-35%-ni, kui võite kohati veel madalam. Me sellesama vee lasime ainult sealt puhastusseadmetest läbi ilma puhastamata. Kuritegevus, mis sul. Ja lisagem, ökoloogiliselt ohtlik jääk leiab koha siinsamas linna piiril. Projektiga ette nähtud 2 plastiktoru asemele sokutati merre 1. Ka see on tänavu remondis. Viktor Hansen. Oli pragu, oli 1,40 meetrit pikk pragu. Nüüd sai ta klambritega kinni tõmmatud, plaaster ette pandud. Laseme surve peale panna ja vaatame, kas jäi vedama. Siin püstitatakse 3. aastat biopuhasteid. Linn loodab nende bioloogilises mõttes habraste seadmete imetegudele. Ehk õnnestub Pärnu laht veel päästa. Aga pool linna heast ja paremast läheb ju iga jumala päev otse merre. Puhastusjaama ehitus ei ole kunagi prioriteetne olnud. Ehitusvõimsusi napib ju alati. Ja me püstitame pensionaadi APN-ile, rajooni, kus kanalisatsiooniga pole kaugeltki kõik korras. Alustame uue mudaravile ehitust. Oleme jänni jäänud uue, kas ülepea mitte liiga suure meie rei ehitusega. Ka siin pole heitvetega asjad klaarid. Kõike on korraga vaja, ka uut haiglat. Ainult kas Pärnu ilma puhta mereta on üldse enam Pärnu? Kas saavad ühe linna asjad veel hullemaks minna, kui nad on? Väljakutsuva jultumusega on see ametkond kuurortlinna õhku rebestanud ja tema niigi stressi piiril olevat jõge petroolijääkidega õnnistanud. Tonnide kaupa, linnarahvalt küsimata. Lennuväli. Mida teeb linnarahvas täna? Tuhvele ema käes on kühvel, torkab jala tuhvlisse, pistab prügi kühvrisse ja see meeldib emale. 88. aasta koduvärviliselt laulev revolutsiooni suvi. Esimest korda linna ajaloos kutsutakse lennuvälja ja linnavalitsust korrale. Mõõt on täis saamas. Siin on ikkagi põhimõtteline küsimus ja ma näen siin ikkagi küsimust natuke laiemat, kui on Pärnu küsimus. Lennuvälja väljaviimisega on üks aspekt, ta kindlasti viiakse kuskile mujale. Siis ei ole ta rõõmuks, ei Novgorodi, ei Pihkva ega kui tahes hõredasti asustatud maale, sest millalgi tulevad kõik hõredasti asutatud maad jällegi ka uuesti taas tihedasti täis asustada. Nii kui me lisame sinna juurde reostatud õhu, selle kohutava müra, siis peame ikkagi mõtlema, et kas see niisugune kaitsemine tasub ära. Võib-olla, et meil oleks parem olla mitte kaitstud ja mitte nii reostatud maaga. See ei ole eestlaste probleem. See ei ole venelaste, ei ukrainlaste, valgevenelaste ega juutide probleem. See on meie kõigi, kes me siin elame, ühine probleem. Ja sellest probleemist me peame jagu saama nii, et me hoiame oma õlad koos. Ja aeg on vist jõudnud nii kaugele, et igaüks meist peaks võtma enda kohta kuuluvaks need suure mõttetarga, suure reformaatori Martin Lutheri sõnad. Siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Hästi öeldud. Aga enne tuleb Pärnul lahendada valus dilemma. Kas olla 1000 keskpärasest tööstuslinnast haige ja surnud vee ääres või hakata peremeheks oma saatusest õnnistatud maalapil. Puhast vett ja õhku pole ju vaja ainuüksi kõikidele sanatooriumidele, pensionaatidele ja suvitajatele, kes nad siiani linna tänamatud võõraslapsed on olnud. Pärnu laht reostatud, Tallinna laht reostatud, Kuressaare laht reostatud, Orissaare laht reostatud. On siis siinne võimalus ainus, et meid päästa kollektiivsest hullumeelsusest? Või tahame lapsemeelselt laliseda? Veel on aega, vennad. Kas on? Selles on küsimus.